Haridusametis on naistepäev üsna eriline. Siin me võime igal pool näha ainult mehi. Ka vastuvõtus on meesterahvas ja kui me läheme mööda koridori edasi, siis ka siin me näeme ainult meesterahvaid. See ei tähendanud siiski, et Haridusameti töö jäänuks tegemata või siis poolikuks. Mehed iga aasta püüavad naisi millegi erilisega üllatada, et meil ükski naistepäev ei sarnane eelmisele naistepäevale ja sellest on kujunenud tore traditsioon, kus naised juba ootavad mingisuguseid üllatusi. Aga see, et naistepäeval endal ainult mehed kontoris on see nagu ka traditsioon? No see traditsioon ikka kasvas aastatega, eks me algul olime ikkagi natuke tagasoidlikumad, lubasime pärast naistepäeva tervitust pärastlõunat naisi kodu, aga nüüd oleme juba julgemaks ja oleme saanud hakkama kõigi naiste tööde toimetamistega ja täna siis me lubame naistel tähistada naistepäeva. Eks igal töökohal on oma tavad ja päevad, mida tähtsaks peetakse. Üldiselt enam naistepäeva päritolu üle midagi halvustavat ei arvata. Mida rohkem sa tähelepanu pöörad neile ja mida rohkem sa neist hoolid, seda rohkem nad õitsele lähevad ja seda paremad nii nad ka kõiki toimetavad. Naised vajavad tähelepanu nii nagu mehedki vajavad tähelepanu ja see, et sa saad kellegile midagi on eriline päev naiste jaoks, naistepäev, siis minu arust on see ääretult tore. Mina ei seostaks teda mingisuguse nõukogude või mingisuguse muu ajaga. Lihtsalt on üks tore päev, kus mehed saavad olla mehed, mängida džentelmenne, kinkida lilli ja see on ääretult tore.